Venemaa veritseb. Riigi kaotuste määr on jõudnud enneolematule tasemele. 10 000 sõdurid saadetakse koju kas sidemetes või kirstudes. Varem ei olnud need numbrid president Vladimir Putini ja tema Kremli komandööride jaoks probleem. Nad suutsid alati leida uusi mehi, et langenud asendada. Aga nüüd on see tõsine probleem, sest samal ajal kui Venemaa kaotused kasvavad, langeb värbamise tase. Juba mitu kuud järjest on hukkunute ja haavatute arv ületanud nende inimeste arvu, kes on valmis Venemaa ridadesse astuma, sundides Kremlit kasutama üha meeleheitlikumaid meetmeid, et seda kontrolli alt väljuvat kriisi ohjata. Seda oli juba ammu ette näha. Vene komandöörid on sellest sõjast alates kasutanud hoolimatuid ja raiskavaid taktikaid, saates oma sõdureid lahingusse ilma korraliku ettevalmistuse, väljaõppe või varustuseta. Paljude jaoks oli niinimetatud sõjaline erioperatsioon sisuliselt enesetapumissioon. Ja kuna Ukraina osutas palju tugevamat vastupanu kui Moskva oli oodanud, ei läinud kaua aega, enne kui esimesed Vene sõdurid lahingus langesid. Sõja edenedes läks olukord ainult hullemaks. Selleks, et vähendada hävitatud tankide ja soomukite arvu, muutis Kreml taktikat ning andis vägedele käsu rünnata Ukraina positsioone ilma igasuguse soomustehnika toetuseta. Lõputult meeskondi on sellest ajast saadik saadetud kindlasse surma. Vennad, isad ja pojad, keda koheldakse kui lihalõike, visatakse tulejoonele arutute komandööride poolt, kes ikka veel usuvad, et nende jõhkrad jõutaktikad toovad lõpuks edu, hoolimata aastate pikkusest vastupidisest tõendusmaterjalist. Samal ajal muutus Ukraina iga aastaga järjest tugevamaks. Ta ei kaevunud enam lihtsalt sisse ega pidanud vastu Venemaa rünnakutele. Ukraina otsis aktiivselt oma vaenlasi üles ja hävitas neid, omandades droonisõja kunsti ning arendades suuremaid, paremaid ja võimsamaid relvi, mida kasutada Kremlile kuuluva sõjamasina vastu. Isegi juhuslikud pealtvaatajad nägid, mis on tulemas. Venemaa rumal strateegia oli pikaajaliselt täiesti jätkusuutmatu ja oli vaid aja küsimus, millal riigi katastroofiline kaotuste määr muutub talumatuks. Tõepoolest, juba 2025 aasta veebruaris märkis Sõjauuringute Instituut, et riik jõuab punkti, kus värbamine ei suuda enam kaotusi kompenseerida. Venemaa praegune vägede komplekteerimise süsteem ei näi suutvat värvata piisavalt isikkoosseisu, mida Vene sõjavägi vajab, et säilitada Venemaa praegust pealetungioperatsioonide tempot. Kõik märgid olid olemas. Asi polnud ainult selles, et Venemaa kaotas tohutul hulgal sõdureid, vaid oli ka piisavalt tõendeid, mis viitasid sellele, et riigil oli üha raskem oma sõjaväge täiendada. Näiteks olid Venemaa regionaalsed võimud alustanud intensiivsemaid mitmekuulisi värbamiskampaaniaid uute sõdurite meelitamiseks ning suurendasid ühekordseid makseid neile ja nende peredele, kui nad otsustasid liituda. Need maksed hakkasid isegi oluliselt ületama Venemaa keskmist palka, kusjuures Kreml lootis selgelt, et suurem rahasumma oleks piisav stiimul, et tuua rohkem inimesi sõjaväkke. Venemaa kaitseminister astus samuti samme seadusandluse muutmiseks, et lubada teatud haiguste ja häiretega inimesi armeesse. Riik palus isegi ühel oma vähestest alles jäänud liitlastest, Põhja-Korealt, saata vägesid, et aidata vabastada Venemaa territooriumi, mille Ukraina oli suutnud hõivata riigi Kurski piirkonnas. Kõike seda tõendusmaterjali nähes oleks ratsionaalne riik pidanud kohandama oma taktikat lahinguväljal, et vähendada kaotuste arvu. Näiteks oleksid selle komandörid võinud lõpetada nii paljude viljatute enesetapjalike rünnakute käskimise rindel, mis oleks võimaldanud rohkematel Vene sõduritel ellu jääda, tervena püsida ja olla valmis ka edaspidi võiklema. Aga viimastel aastatel pole Venemaad sageli peetud ratsionaalseks riigiks. Isegi siis, kui selle kaotuste arv kasvas kaugelt üle selle, mida keegi võiks pidada jätkusuutlikuks, jätkas Venemaa kangekaelselt oma rumalate ja hoolimatute taktikatega. Uued värvatud saabusid jätkuvalt rindele, ainult selleks, et kiiresti saadetaks ohtlikesse tapatsoontesse. Paljud tapeti juba oma teenistuse esimestel nädalatel. Tõepoolest, juba 2024 aasta lõpus avaldasid juhtivad analüütikud, et Vene värvatute keskmine eluiga oli 2 nädala ja 1 kuu vahel. Aja möödudes muutus see veelgi lühemaks. Oli vaid aja küsimus, millal Venemaal ei õnnestu enam piisavalt sõdureid värvata, et rindekaotusi asendada. Ja tundub, et see hetk saabus 2025 aasta lõpus, peaaegu 4 aastat pärast võitluse algust. 2026 aasta alguses ilmunud raportid näitasid, et Venemaa oli hakanud kaotama tuhandeid sõdureid rohkem, kui suutis juurde värvata. See oli sõjas oluline hetk, kuid Ukraina pidi ootama ja vaatama, kas tegemist oli vaid üksikjuhtumiga või hoopis dramaatilise uue suundumuse algusega. See osutus viimaseks. Sama muster jätkus ka järgmistel kuudel.
ja taas, mitmel järjestikusel kuul alates 2025 aasta lõpust kuni 2026 aasta alguseni kaotas Venemaa rohkem sõdureid, kui suutis värvata. Kuigi täpseid arve on võimatu saada ja hinnangud erinevad allikaiti, algatus Ma tahan elada, Ukrainas loodud riiklik abitelefon, mis aitab Vene sõduritel turvaliselt alla anda, väidab, et Venemaa värbas 2026 aasta esimese 3 kuu jooksul veidi üle 80 000 inimese. Samal ajal teatasid Ukraina kindralstaabi andmed, mida kordas ka Sõjauuringute Instituut, et samal perioodil kandis Kreml üle 85 000 kaotuse. Seda kinnitasid ka Saksamaa teadlase Janis Kluge kogutud andmed, kes uuris, kuidas venelaste värbamistasemed on alates 2024 aastast muutunud. Kluge leidis, et kuigi 2024 aasta oli suhteliselt stabiilne ja Venemaa suutis pidevalt täita või isegi ületada oma värbamise eesmärke, hakkasid määrad 2025 aasta jooksul langema. Mõnel kuul oli uute värvatute arv võrreldes eelnevate kuudega langenud 20% või rohkemgi. Ja 2026 aastaks oli erinevus selgelt näha. Selle aasta esimestel kuudel värbas Venemaa keskmiselt vaid 800 sõdurit päevas. Aga 2025 aasta esimeses kvartalis toodi sisse juba 1000 kuni 1200 sõdurit päevas. Selle tulemusena on organisatsioonid nagu Ma tahan elada ennustanud, et Venemaa ei suuda tõenäoliselt täita oma eesmärki värvata 2026 aasta jooksul 409 000 lepingulist sõdurit. Ja see pole sugugi üllatav. On mitmeid põhjuseid, miks riigil on üha raskem leida inimesi, kes oleksid valmis allkirjastama lepingu, mis tõenäoliselt viib nende surmani vaid paari nädala pärast. Sõja alguses polnud see nii raske. Tollal võis Venemaa veel loota oma propagandamasinale, et panna inimesi uskuma, et sõjaline erioperatsioon kulgeb sujuvalt, et Ukraina rahvas ootab vaid vaprate Vene kangelaste poolt vabastamist ning et kogu operatsioon saab peagi läbi. Paljud naiivsed ja kergeusklikud töövõimelised mehed uskusid neid jutte. Nad arvasid, et võivad sõjaväkke astuda, saada kopsaka tasu enda või oma pere aitamiseks, teenida oma aja rindel ära ja siis koju tagasi minna, kui Kiievi vallutamine on lõpule viidud. Aga nädalatest said kuud ja kuudest said aastad ning Kremli valedest sai üha lihtsam läbi näha. Kuigi paljud olid endiselt valmis võitlema, hakkasid paljud tõde mõistma. Nad teadsid, et nõustumine Ukrainasse rindele minema oli sisuliselt surmaotsus. Nad nägid, et Venemaa ei võida seda sõda ja see kestab tõenäoliselt veel aastaid ja üha rohkem inimesi ei tahtnud selles osaleda. Aja jooksul on Venemaa värbajatel muutunud palju raskemaks inimesi veenda, et nad peaksid minema sõdima. Nii muutusid nad meeleheitlikuks. Nad ei suurendanud ainult pakutavaid rahalisi stiimuleid, vaid kasutasid ka rohkem salakavalamaid võtteid, et oma kvoote täita. Nad läksid näiteks vanglatesse ja pakkusid kinnipeetavatele võimalust oma kongist välja pääseda ning kustutada nende karistused, kui nad nõustusid 6 või 12-kuulise sõduriteenistusega. Nad hakkasid värbama inimesi, kellel on tõsised või surmavad haigused, nagu HIV, tuberkuloos või C-hepatiit, kes tavaliselt oleksid sõjaväeteenistusest vabastatud. Nad sundisid alkoholi ja narkosõltuvusega inimesi sõjaväelepingutele alla kirjutama, kellest paljudel polnud väidetavalt aimugi, millele nad tol hetkel alla kirjutasid. Nad ähvardasid etnilisi vähemusi ja sisserändajaid väljasaatmisega, kui nad ei liitu armeega, ning avaldasid survet kõige vaesematele kogukondadele üle kogu riigi. Nad petsid ja tõid inimkaubanduse abil isegi tuhandeid mehi Aafrikast sõtta, kasutades selleks valeväiteid, otseseid valesid või võltslubadusi suurtest palkadest, et meelitada neid oma kodumaadest eemale. Aga sellest pole piisavalt, et kaotusi tasakaalustada. Venemaa kaotab endiselt rohkem mehi, kui suudab leida. Nüüd muutub olukord veelgi meeleheitlikumaks. Aga enne kui sellesse sügavamalt sukeldume, vaatad saadeta Military Show. Kui sa pole veel tellinud, siis nüüd on õige aeg seda teha. Venemaa värbajad on proovinud sihtida vaeseid, vähemusi, haigeid ja nõrku. Nüüd keskenduvad nad uuele sihtrühmale, noortele. Üllatav CNNi raport, mis avaldati 2026 aasta aprillis, paljastas tohutu värbamiskampaania, mis on suunatud ainult üliõpilastele ja kõrgkoolilõpetajatele üle kogu Venemaa piirkondade. Ja nagu varasemadki värbamiskampaaniad on ka see täis valesid. Näiteks pärast arvukate Vene ülikoolide veebilehtede, sotsiaalmeedia lehekülgede ja kohalike meediaraportite analüüsimist ning otsesuhtlust üliõpilaste endiga leidis CNN, et Venemaa värbajad on lubanud üliõpilastel üheaastaseid tähtajalisi lepinguid ning võimalust õppida kõrgtehnoloogilisi oskusi ilma, et peaks teenima rindele lähedal.
Tegelikkuses on suur osa sellest tõenäoliselt täielikult vale ning eksperdid hoiatavad, et kõik üliõpilased, kes liituvad, võivad sattuda ilma ette hoiatamata ja ilma võimaluseta seda vaidlustada otsekohe eesliini tapmistsoonidesse. Kampaania näib olevat alanud jaanuaris, vaid paar kuud pärast seda, kui Venemaa kaitseministeerium teatas uue sõjaväeharu, mehitamata süsteemide väed loomisest, mis on täielikult pühendatud droonisõjale. Varsti pärast seda hakkasid ülikoolid üle kogu Venemaa jagama oma sotsiaalmeediakanalites sõjaväe värbamiskampaania videoid, pilte ja plakateid, julgustades või isegi soovitades lõpetajatel liituda. Mõned läksid veelgi kaugemale, kutsudes Vene sõdureid ja veterane, kes pidasid tudengitele motiveerivaid propagandastulvil kõnesid niinimetatud sõjalise erioperatsiooni kohta. Üks sõltumatu Venemaa uudistekanal, mis keskendub tudengiteemadele, uuris seda lugu põhjalikumalt ja leidis, et vähemalt 269 ülikooli ja kolledžit üle kogu Venemaa ning okupeeritud Ukraina aladel on selles värbamiskampaanias aktiivselt osalenud. See hõlmab ka mõningaid riigi mainekamaid õppeasutusi, nagu Peterburi riiklik ülikool, kus õppis ka Putin ise, ning Moskva kõrgem majanduskool, mis korraldas veebruaris isegi omaenda mehitamata süsteemide festivali. Vaadates pilte, videoid ja sotsiaalmeedia postitusi, on selgelt näha, et see turunduskampaania on suunatud nooremale põlvkonnale. Ühes videos näiteks mängib noor vene mees oma magamistoas videomänge, samal ajal kui pealelugeja ütleb, sulle öeldi, et raiskad oma aega videomängude peale. Seejärel muutub mängur droonioperaatoriks, kui jutustus jätkub. Aga on olemas koht, kus sinu kogemus on eriti väärtuslik. See on lihtne, kuid potentsiaalselt tõhus turundusnipp ning videomängu teema on peaaegu kõikjal muudes turundusmaterjalides. Näiteks üks video Volgogradi Plihhanovi Venemaa majandusülikoolist näitab jagatud ekraani, kus ühel pool on mängur ja teisel pool droonioperaator ning all on pealkiri Vali õige välimus. Mõned värbamiskuulutused ütlevad isegi selgelt, et mänguritele antakse kandideerimisprotsessis eelis. See on tohutu surve, mida pannakse noortele, kellest paljud võivad mõelda oma järgmiste sammude peale elus ning kellel võib puududa juhendamine, suund või eeskujud, et aidata neil õiget teed valida. Mõne jaoks tundub kogu see kampaania ka reetmisena, sest just need institutsioonid, mis pidid neid kujundama ja õpetama, kutsuvad nüüd neid üles oma eludest loobuma. Üks tudeng võttis oma tunded selle teema kohta CNN-ile antud kommentaaris nii kokku. Tudengid on tohutu surve all. Loomulikult on väga ebameeldiv pidevalt kuulda üleskutseid SMO-ga liituda. Arusaamine, et ülikool teed kõik endast oleneva, et sind sõtta saata, on veelgi hullem. Teine tudeng avaldas, et ülikoolis värbamissündmustel osalenud tudengitele lubati kuldmägesid, õppelaenu kustutamist, muid soodustusi ja muidugi vaid 1 aastat teenistust tagalas, kaugel rindest. See on kahtlemata üks seni kõige hoolikamalt planeeritud värbamiskampaaniaid selles sõjas. Ja just üks riigi kõrgeimaid võimuorganeid, Venemaa kaitseministeerium, otsustas täpselt, kuidas see peaks toimima. Vene sõjaväejuristi Artjom Kliigeri sõnul andis kaitseministeerium ülikoolidele väga täpsed juhised, öeldes, keda sihtida ja kuidas nende tähelepanu köita. Ministeeriumi juhistes on öeldud, et sihtida tuleks nii mees- kui naisüliõpilasi ning ülikoolid peaksid rõhutama, et iga vabatahtlik värvatav saab ainulaadseid teadmisi ja oskusi ning tal on väiksem oht sattuda vaenlase tule alla võrreldes tavalise sõduriga. Samuti antakse korraldus pakkuda märkimisväärseid rahalisi stiimuleid, vähemalt 400 000 rubla ehk peaaegu $5000. Mõned ülikoolid lähevad aga sellest veeldi kaugemale, näiteks Peterburi riiklik ülikool, mis pakub liitumisel ühekordset makset umbes $10 000 ning sellele järgneb põhipalk peaaegu $70 000 aastas. Kliiger märgib, et raha on ilmselt ainus osa kogu sellest kampaaniast, milles üldse mingit tõde on. Kõik muu on vale. See on lihtne leping Vene armeega, ilma tähtajata, ilma eritingimusteta. Sest kõik need reklaamid jätavad mainimata ühe väga olulise fakti. Putin pole kunagi ametlikult tühistanud osalise mobilisatsiooni dekreeti, mille ta allkirjastas 2022 aasta septembris. See dekreet muutis täielikult olukorda Vene sõjaväkke värvatute jaoks, sätestades, et kõik uued sõjalepingud jäävad jõusse kuni osalise mobilisatsiooniperioodi lõpuni. See periood pole veel lõppenud, seega kõik, kes nüüd lepingu sõlmivad, alluvad endiselt sellele dekreedile. Teisisõnu, 1 aastast tähtajalist lepingut pole olemas. Noored mehed ja naised, kes sellesse lõksu langevad, ei veeda lihtsalt aastad kuskil tagalas, mängides droonidega nagu päriselus videomängus, enne kui nad turvaliselt koju perede juurde saadetakse. Nad jäävad sinna kinni, võimalik, et kuni nad kas surevad või saavad nii raskelt haavata, et ei suuda enam võidelda. Ja asi läheb veel hullemaks.
lubadus, et tudengitest värvatud paigutatakse rindest kaugele, ei põhine samuti ühelgi tegelikul seadusel ega õigusaktil. Nagu Grigorios Sverdlin, sõjavastase heategevusorganisatsiooni Get Lost juht märgib, niipea kui inimene allkirjastab lepingu, on ta sõna otseses mõttes Kaitseministeeriumi ori. Ta võidakse saata ükskõik millisesse üksusesse, kuhu kaitseminister teda vajab. Valikuvõimalust ei ole. Hea uudis on see, et paljud tudengid teavad seda kõike või on vähemalt piisavalt teadlikud, et mõista. Sellesse sõtta minek ei ole tark mõte. Kõik tudengid, kellega CNN rääkis, jagasid näiteks ühist usaldamatust Kremli propaganda suhtes. Üks väitis, et mitte keegi tema klassikaaslastest ega sõpradest ei kaalunud lepingu sõlmimist, isegi kui nad olid raskes rahalises olukorras. Teine lisas, et ta ei pidanud seda jama veenvaks ning kutsus ka oma klassikaaslasi üles mõistma, et see kõik on pettus. Kuid see ei tähenda, et kampaania oleks määratud läbi kukkuma. See ei pruugi tuua piisavalt uusi värvatuid, et täiendada raskustes Vene vägede ridu, kuid sellest võib siiski piisata, et veenda mõnda lihtsameelset, segaduses või raskustes olevat tudengit lepingule alla kirjutama. Tõepoolest, tundub, et mõned ülikoolid suunavad oma värbamispingutused aktiivselt just nendele tudengitele, kellel on kõige suurem oht kursustel läbi kukkuda. Üks tudeng avaldas, et ta kutsuti eraldi grupi koosolekule, mis oli mõeldud just neile, kes õpingutega maha jäävad, kus teda ja ta kursusekaaslasi julgustati sõjaväega liituma. Teine rääkis veelgi murettekitavama loo, kus ülikool oli peaaegu kolmandiku meie grupist välja viskamas ja sundis neid kohapeal lepingule alla kirjutama, et oma kohta säilitada. Ja mõned ülikoolid kasutavad üha salakavalamad võtteid, et täita oma värbamiskvoote. On olnud teateid, et mõned ülikoolid lühendavad näiteks tähtaegu, mille jooksul tudengid peavad oma kursuse tööd lõpetama ja esitama, muutes sellega sisuliselt raskemaks vajalike hinnetega kursuste läbimise. Loogika on lihtne. Tee tudengitel raskemaks kursuste läbimine, nii et rohkem tudengeid kukub läbi ja need samad raskustes ning stressis tudengid on kergemini värbamissurvele allutatavad. Üks tudeng lisas, et ülikooli töötajad otsisid üles esimese kursuse tudengeid, kellel olid vaimse tervise probleemid või kellel oli raske kohaneda ning sihtisid just neid. Selliseid tudengeid kutsutakse isiklikele vestlustele, kus neile pakutakse töökohti sõjaväes, et nad saaksid oma kraadi kätte ja väldiksid ränka rahalist võlga. Need on üsna jahmatavad lood selgest emotsionaalsest väärkohtamisest. Ülikoolid, kohad, kuhu inimesed lähevad, et saada tuge, õppida ning omandada teadmisi ja oskusi, mida nad vajavad, et minna maailma ja saavutada oma unistused või saada produktiivseks. Ühiskonna liikmetena pöörduvad nad aktiivselt omaenda üliõpilaste vastu, kasutades julmalt ära nende hirme ja pingeid, kõik selleks, et toita küllastamatut Kremli sõjamasinat. Nagu üks üliõpilane järeldab, ma ei kujutanud kunagi ette, et minu armastatud ülikoolist saab koht, mille eest ma oma sõpru kaitsma pean. Aga just selline ongi Putini Venemaa täna. Koht, kus inimesi koheldakse nagu kariloomi, kus sõdureid nähakse vaid lihakehadena ja kus isegi teismelisi, kellel on kogu elu ees, võetakse halastamatult sihikule kohtades, kus nad peaksid end kõige turvalisemalt tundma. Ja see kõik on sellepärast, et Vene armee on praegu oma kõige nõrgemas seisus, millest saad kõike teada selles videos, mis näitab, kuidas Kremlile omased jonnakad taktikad on nende sõjaväe põlvili surunud. Või vaata seda videot, et kuulda erakordset lugu sellest, kuidas Kremlile alluvad väed sunnitakse alistuma mitte sõduritele, vaid droonidele ja robotitele, kuna Ukraina toob järgmise põlvkonna sõjapidamise otse Venemaa ukse ette. Ja lõpuks, kui soovid veel selliseid põhjalikke analüüse, siis kindlasti telli juba täna The Military Show kanal.